Okei, nüüd aitab. Mida sa teed? Mis sinu probleem on? Mis minu probleem on? Mis sinu probleem on? Miks sa arvad, et on normaalne teise peale mingi mõttetu põhjus ennast karjuda? Ja miks sina arvad, et on normaalne teisi lüüa? Nagu sa ise parem oleks. Tegele oma asjadega. Metslane. Tule. Miks sa mind aitasid? Ma ei saanud lihtsalt vaadata, kuidas ta sinu peale karjus. Sa ei tea, mida sa sellega endale tegid. Keegi ei aita mind põhjusega. Sa lõid teda. Ta ei jäta seda lihtsalt nii. Mind ei huvita, aga miks sa üldse tema lähedal oled? Miks sa teda lihtsalt ei ignoreeri? Mul pole valikut. Ta ütleb, et tema grupis peab olema peale tema üks poiss ja üks tüdruk, kuna nii on lahedam või midagi. Aga mitte ükski tüdruk ei taha tema grupis olla. Aga ta teab, et ma olen liiga harg, et talle vastu hakata ja ma kardan liiga palju. Nii et ta lihtsalt käsib mul oma grupis olla. Ja kui ma ei tee nii, nagu ta käsib, siis ma arvan, et sa aimad juba, mis juhtub. Lihtsalt ignoreeri neid. Ära mine nende lähedale. See lihtsalt ei ole nii lihtne. Sa ju nägid, milline ta on. Ta lööb mind, kui ma ei tee nii, nagu ta ütleb. Siis pean mina sind aitama. Ma olen kogu aeg sinuga ja teen nii, et ta ei tuleks isegi sinu lähedale mitte. Sa tõesti ei pea seda tegema. Aga teen. Tund algab kohe. Lähme. Emily. Mäletad? Lihtsalt ignoreeri teda. Ole minuga ja kõik on hästi. Okei, tere klass, alustame nüüd selle tunniga. Mis meil järgmine tund on? Nüüd algab söögivahetund, tegelikult. Okei. Kus me süüa saame? Tule minuga. Kus sa tavaliselt istud? Tavaliselt istuma seal lauas, kus Eduard on. Okei, sinna sa enam ei istu. Seal taga on üks vaba laud, lähme sinna. Okei. Kas sa näed seda? Näen mida? Emily ignoreerib meid. See printsess julgustab teda. Mis sa siis teha kavatsed? Midagi sellist, mis selle metslase kindlalt kartma paneb. Tänan, et sa mind aitad, Anna-Liis. See tähendab tõesti väga palju, kuna keegi pole varem mind aidanud. Aga mul on ikkagi tunne, et Eduard ei jäta seda niimoodi. Pole probleemi ja minu pärast sa muretsema ei pea. Ma elasin ikkagi 9 aastat metsas. Ma oskan end kaitsta. Seda ma usun. Kas sulle tullakse kooli järgi või sa lähed jala? Ma jalutan, kuna ma elan siin lähedal. Okei, siis ma saadan su koju ära. Ei pole vaja, sa oled juba piisavalt teinud. Usu mind, ma olen 100% kindel, et selline ebaoriginaalne loom nagu Eduard proovib sind ähvardada siis, kui sa oled üksi. Sul on vist õigus. Ma helistan ja ütlen, et ma jalutan koju ja siis saame minna. Hei Kristo, ma tahtsin lihtsalt öelda, et ma jalutan täna koju. Ei, ma jalutan. Jutu lõpp. Head aega! Niisiis, me võime nüüd minema hakata. Olgu.
Emily. Miks me kooli taha pidime ikkagi tulema? Siit saab minu maja juurde kiiremini kui möödateed minnes. Okei. Oota nüüd. Hei tüdrukud. Mida sa siit tahad? Ma tulin lihtsalt rääkima. Anna-Liis, sa oled siin koolis uus, nii et sa ei tea veel, kuidas siin asjad töötavad. Aga kui sa Emilist eemale hoiad, luba ma, et ma ei tülita sind enam. Aga kui sa ei nõustu minuga ja otsustad edasi selline olla, pean ma midagi tegema, et seda peatada. Ja Emily, kui sa normaalselt käituma ei hakka, pean ma samuti midagi tegema. Ma arvan, et sa mõistad, millest ma räägin. Oi, ma niimoodi kardan. Tead mis? Ma ei lase sul enam Emili elu rikkuda. Aga sa võid endale boksikotti osta. Ma arvan, et tema naudiks sinu seltskonda palju rohkem. Sa veel kahetsed seda. Anna-Liis, tule püsti. Nüüd oleme me võrdsed. Ja see on parim, mida sa suudad. Sa ei taha teada, mida kõike ma suudan. Usu mind. Jumal, küll on sinuga kõik korras. Jaa, kõik on hästi. See lihtsalt verine nina. See kõik on minu süü. See ei oleks pidanud mind kaitsma. Ma lihtsalt teen seda, mida ta ütleb ja siis on kõik hästi. Emily, ei. See kõik on piiri ületanud. Ma olen ikkagi sinu poolel. Kas sa tõesti arvad, et verine nina muudab seda? Aitäh, Anna-Liis. Aitäh, et sa seda kõike läbi elad lihtsalt, et mind kaitsta ja aidata. Pole probleemi. Lähme nüüd. Kas sa sisse tahad tulla? Ma peaksin ruttu koju minema tegelikult, kuna ma vist unustasin mainida, et ma otse koju ei tule. Okei, aga kas sa tahad end vähemalt puhtaks pesta? Ärme traumeeri sinu vanemaid äkki. Kui sa nii arvad, näeme homme koolis. Olgu, tšau. Okei. Okei, kuidas ma siit sisse saan? Halloo, on siin keegi? Hei, kuulsid seda? Jaa, kuulsin küll. Ma mäletad, Kristo ütles, et printsess Annalist tuleb jalakoju. Siis see tüüp, kes valvab neid kaameraid, peaks talle ju värava lahti tegema. Ju ta jälle magama. Ma lähen need ise lahti. Tere, printsess Annalis. Vabandust selle pärast. Pole midagi. Aitäh. Ma ei saa ikka veel aru, kuidas sa said lasta tal jala koju tulla. Ta helistas mulle ja ütles, et ta tahab koju jalutada. Ma ei saanud midagi teha, ta pani kõne kinni. Ta on printsess. Printsessid ei jaluta. Ja kui temaga midagi juhtub, siis see on sinu süü. Ja ta oleks pidanud juba praegu siin olema. Mis siin toimub? Sa ei usu seda. Kristo lasi Annalisil koju jalutada. Annalis helistas mulle ja ütles, et ta tahab koju jalutada ja pani siis telefoni kõne kinni. Siis peaks ju kõik korras olema. Las ta jalutab natukene. Ta on kindlasti natukene segaduses pärast seda, mis juhtunud on. Ju ta tahate siis natukene üksi olla. Jaa, aga ta oleks pidanud juba siin olema. Äkki ta eksis ära? Grace, Annalis elas 9 aastat metsas. Ma ei usu, et ta ära eksib. Aga okei. Hei kõigile. Jumal küll, mis sinuga juhtus? Ma kukkusin. Sa ei tule enam mitte kunagi jalakoju. Tõsiselt, see on lihtsalt verine nina. Mitte midagi hullu. Okei, aga kuidas koolis läks? Said sa endale äkki mõne uue sõbra? Jaa, ma sain küll ühe uue sõbra. Tema nimi on Emily. Aga homme reede ja siis tuleb nädalavahetus. Ma mõtlesin, et äkki ma võiksin oma sõpradega midagi teha. Muidugi võid. Okei, aitäh, aga ma lähen pesen end nüüd puhtaks.
Kummale poole minu tuba jäigi? Vasakul. Aitäh! Ma elasin 9 aastat metsas ja jääksin nüüd lossi seda. Okei.